No nii, nüüd me oleme taas Jüri Luige pool Võru linnas Jüri tänaval ja siis siin on nüüd viimasel ajal Võrus olnud mitmeid huvitavaid arenguid seoses sellega, et on avatud stripiklubi. Ja Jüri, sina olid üks esimesi, kes seda klubi külastas, et räägi siis oma muljetest. Formaaljuriidiliselt tegelikult oli ikka see rahvast natuke rohkem, lihtsalt eile see avati. Aga miks ma sinna trehvasin oli sellepärast, et mul oli tarvis eile käia klubi Tartus Nänsit kuulamas. Ja siis, kuna ma sattusin Jõle vara linna, siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen sellise mõttega, käin linna mööda ringi, kas minuealine või kas üldse on Võrus kuskil võimalik tantsida. Siis ma hakkasin sealt poolt minema, kesklinna poolt ja esimene koht, kus ma sattusin, oli Mõisait. See pandi just 10 all kinni. Ja ma küsisin, et miks pärast siis 10-11 all see kinni läheb, ütleb, et reglement näeb niimoodi ette, et kuna on tegemist ikkagi selle majutuskohaga Mõisaidas, siis sellisel juhul majutuskohas peaks olema nii-öelda vaikus ja rahu. Ehk teiste sõnadega seal tantsida ei saa. Järgmine koht läksin Rändurisse, Ränduris sama lida, seal pole isegi ruumi. Siis läksin Georgi hotelli. Georgi hotellis kõik väga viisakas, väga puhas, viilukas on teinud väga korraliku töö. Aga ta on ikkagi restoran ja sellise kontseptsiooniga, et pole isegi kohta, kuhu panna ansamblit ja sinna tõesti see mööblid ja kõik on tehtud niimoodi, et ka seal ei saa tantsida. Ja ka nemad ütlesid, et nemad panevad ka 10-11 all kinni. Siis järgmine koht oli see Õlle 17. Seal on võimalik mõne väikse koha peal tantsida, aga seal, et sa klassikat tantsid või midagi taolist, see on välistatud. Seal pole ruumi. Ja siis keegi ütles, et kuule Jürkat, aga nüüd täna pidi, on nagu eilse seisuga, et pidi avatama stripiklubi, et selles vanas... See on siis reede õhtul? Jah, just. See oli eile õhtul. Ja siis ma mõtlesin, okei, lähen vaatan siis. See oli selles vanas, kus ennem oli kasiino? Jah, Petseri tänava kasiinos. Ja kus kunagi oli vist magasiinipood või? Magasiinipood oli kohe seal kõrval, see pikk hoone. Lühidalt, viisakalt lubati mul sisse, ma ütlesin, et ma ei ole klient, aga ma kindlasti tahaksin nagu hinnangut, et öelda ka, mis ja kuidas. Seal oli mingi sissepääsu, mingi tasu ka või? Jah, sinna tuleb igal juhul sissepääsu tasu. Minu käest ei küsitud midagi, sest ma ütlesin, ma tahan ainult korraks vaadata. Kõikides stripiklubides on üle Eesti sissepääs, vaevalt, et Võruski tehakse erandit. Aga nüüd mulje halb, kuna olen käinud paljudes sellistes kohtades, isegi selles mitte ainult Tallinnas, vaid ka Kuressaares, seal on isegi ühes majas lausa 2 tükki. Ja lihtsalt heli ja valguse rentijana mind huvitab see kui professionaalse koha pealt, kuidas on tehtud erinevad lahendused. Ja ma läksin seda asja vaatama. Sound 0, seal ei ole mitte midagi rääkida. See vist ei olegi eriti nagu muusika kuulamise kohta. Seda küll, aga kui on muusika taust, siis ükskõik mis ettekäändel või mis suunitlusega sa sinna lähed, sa ju kuuled seda. Sa kuuled ja näed, mis toimub. Ja neid 2 asja, ükskõik kumb, mis sa näed või kuuled, parem on, kui nad on hea kvaliteediga. Naljaga pooleks öelda, et kui tüdrukut ei vää välja, siis vähemalt muusika on hea. Sound, nägin, mis sinna paigaldavad on, ega sealt ei saagi midagi paremat. Nii, tüdrukut, maitse üle ei vaielda. Mulle nad ei meeldinud. Palju neid oli seal, neid tüdrukuid? Klaasi taga võis neid mitu olla, aga siis, kui ma sinna sisse astusin, siis tuli kohe, üks tuli minu juurde, kõndis sinna leti juurde. Et sa talle nagu juua ostaksid või? Tähendab, ma elimineerisin selle variandi varem, sellepärast, et ma andsin silmadega märku, tule hea, kõnni edasi. Tähendab, ja siis ta läks kellegi juurde sinna, istus kohe sülle ja hakkas tegema sületantsu. Nii, aga kuhu ma tahan selle jutuga jõuda? Järgmine aisting, mida inimesel on, lõhn. Kallid sõbrad, nii see värk ei käi. Võib-olla sellesse süsteemi kõlbabki selline ima lõhn, eks ole, aga ma tulen väljast värske õhu käest, lämbe ja palav. Õnneks rahvast õieti ei olnud. Mõned lauad on, inimesed jooksid sisse välja.
aga ma kujutan pilti, et kui seal on natuke rohkem rahvast, siis vähemalt ventilatsiooni peale, et selle pealt on kõvasti kokku hoitud. Muidu mis seal ikka. No vähemalt tehti ära Võrru siis see stripiklubi, et ei, sellest oli mingi 10 aastat räägitud või? Nüüd on turu küsimus. Tublid poisid, kui te olete veel turu peal maikuus. Sellepärast, et vaata, need, kes on stripiklubides käinud, nemad on käinud ka teistes paikades. Sul ei tohi olla väga suur kontrasti. Okei, öeldakse, et Võru, ääremaa, mida iganes. Kurat, kui sa tuled selle margiga välja, siis sellisel juhul vähemalt avamise päev peaks olema niimoodi, et ükskõik kui nõudlik see klient on. Aga kui et ta jääks rahule. Kui on tegemist mingi sadama kõrtsiga, okei, las ta siis olla. Siis võiks natuke saa pärast vabal müügil olla ka tripper ja tont teab, mis asjad siis on nagu täisvärk, siis on tegemist sadama kõrtsiga. Aga mul jätkus jultumust vaadata see 6 minutit seda tüdruku liikumist. Ja on arenguruumi. Aga kust need tüdrukud olid? Need kohalikud või olid nad kuskil? Ma olin seal maksimaalselt 10 minutit, kui niigi palju. Tähendab, ma ei esitanud isegi neid küsimusi, kus nad ikka tulevad. Mõned on kohalikud, mitte Võrus tähendab. On seal Tartu, Tallinn, aga ma... Kuskilt Kohtla-Järvelt ja Narvast ilmselt? Ja ma sugugi imesta, kui on seal ka mõni Ukraina esindaja olemas, eks ole, sellepärast, et selline kontingent käib rotatsiooni korras, seda on küllalt raske kontrollida, kes siis konkreetselt kohe on ühes või teises paigas olemas. Aga sa tahtsid ühesõnaga selleni välja jõuda, et sinusugusele, ütleme, härrasmehel ei olegi nagu Võrus ühtegi kohta, kuhu minna ja... Piinlik öelda ja ei olegi, sellepärast, et ma ei tea, ma olen linna peal rääkinud, pluss 25, pluss 30, need on harilikult sellised, juba kellel on pereinimesed, eks ole, on ka viimane aeg sellises vanuses. Ja või on siis ka need vallalised, kes tahaksid, minuealised, need ei taha, nii nagu siin, nagu ma ütlen, see Ahtimeli seltskond, kes tuleb, eks ole, nad on juba nagu enamus paarid, miks nad ei õitse. Autos tõmmatakse juba nina täis, siis tullakse sisse, võetakse üks kokteil, kui võetakse, siis hängitakse. Sa pead silmas seda Club Tartut või? Ma pean silmas kontingenti kuni 20. Tähendab, nad lihtsalt ummistavad need kohad ära ja lõpuks on nendest, neid on raske, kui aeg läbi ja nad tulevad lihtsalt hängima. Nad peavad ka mõtlema selle peale, et kindlasti on neid teisi kohti, kuhu minna ja hängida. Aga vanem generatsioon ei tule sinna ja Võrus see koht puudub. No PVega oli kunagi, eks ju? Jah, ja PVega läks kinni ja nüüd on see PVega ruumid ka kinni, eks ju? Või see restoran pandi ka kinni, mis sinna PVega asemele tuli? Mille tõttu PVega välja tõsteti sealt, eks? Just, ja see pandi ka kinni. Aasta otsa tegutses või palju ta tegutses? Jah, sellepärast, et mis seal salatega, see Võru on väike, kõik teavad väga hästi. Samas PVega oli seal mingi 20 aastat või kaua oli seal? Ühesõnaga hea näide, et kui poeg võtab isa ürituse üle, ma võtan omaniku staatus, kes on kellele maja kuulub, siis polnud imestada, et juhtus täpselt sama, nagu on selle endise Chicago baari majaga, et endine on siiamaani müügis, küsitakse hinda, keegi sinna sisse tulla ei taha. Ja kui vaadata, kui palju praegu on neid rentnikke selles vanas saunas, eks ole, siis seal on ka pilt on kurb, ühe poole peal on üks ainus, see läheb ka minema, liha ei tule tagasi, siis on 2 komisjoni kauplust ja siis ongi maja tühi. Poeg keeras nagu isa äri nagu tuksi ja? See on nagu, ei ole poliitkorrektne västus, ma tahan, et ei saaks minu sõnu vaidlustada, mina ütlen niimoodi. Tema juhtimisstiil on nii kummaline, et pärast nii-öelda isalt asja üle võtmist on juba teine maja, mis jääbki tühjaks. Kõik saavad minna vaatama, väliturgu enam ei ole. Tühjus. Isal oli see täiskes. Nii et sa ei ole paindlik, sa rõhutad ainult mingis juriidilistele nüanssidele, sa käid juristidega, paned uks, ühesõnaga mida iganes. Aga ma saan aru, et sina
tahtsid seda Bevegat nagu uuesti käima lükata seal siis või? Jah. See oli nendes samades ruumides? Jah, aga mulle öeldi, et ei, need ruumid on kinni, et need on kõik välja renditud, noh, selge. Ja siis ma leidsin ühe entusiastliku inimese, noore poisi, kellel on siis oma firma, keda on nõus isa toetama. Ja nüüd ongi, et ta sõlmis lepingu ära, nüüd võib seda juba välja öelda, me oleme seal 2 päeva remonti teinud, eks ole. See on kohe selle keskväljaku ääres? Keskväljaku ääres, pangamaja ja tuleb nurgapealse maja vahel teise korruse peal, et inimesed teaks, teise korruse peal on see piljarisaal. Ja sinna samma alla, noh, kuna ei tekiks nime vaidlust, siis okei, mitte Bevega, vaid Bavega. Bavega, jah. Bavega, nõrga Bavega. Ja kui hästi läheb, siis on see koht lahti 5. kui halvasti läheb 15. oktoobrist. Ja mis päeviti siis? Et elus muusika 2 päeva reede-laupäev. Ja nüüd, kui ükskõik kellega ma olen rääkinud, eks ole, et niuke asi on, oi kui tore, et lõpuks saad tantsida. Seal on jah 2 ruumi, esimene ruum on tantsimise jaoks, lava tuleb korralik, heli ja valgus tuleb ka korralik. Ja teine on siis nagu istumise. Heli ja valgus on nagu sinu poolt siis, jah? Meie pere poolt, ma tahan olla poliitkorrektne. Nii, ja siis teises ruumis on istumine. Klaas sein on vahel, kõik näevad tantsijaid ja me paigaldame üles dataprojektori niimoodi, et need, kes istuvad, see on ilusti hästi sile sein, tule seina peale tuleb siis dataprojektoriga, et kõik, kes seal istuvad, suures pildis näevad, mis laval toimub. Hästi niimoodi lihtsalt lahendatud, eks ole. Aga võib-olla see ongi see nüüd, mida otsiti kogu aeg, et mis selle keskväljaku nagu elama paneks, et võib-olla see ongi või? No sellisel juhul võib välja, et ma olen kaudselt teinud Allasega koostöö välistatud, kunagi ei saa see olema. Oota, aga neid ufosid ja neid asju näeb sealt või? Sellest tantsimiskohast? Praegu näeb, aga kuna ette tulevad paksud kardinad, siis sellisel juhul kardina tagant saab piiluda ühesõnaga. No ma arvan, et me leiame seal veel muud moodust niimoodi, et me neid külastajaid ei traumeeri selle vaatega. Selge. Nii, et võt selline lugu nüüd Võrus. Ja kõige huvitavam on see, et üks kaudseid omanikke seal selles stripiklubis, see oli väljas. Mina ta ei tundnud, tema mind tundis vist läbi tuttavat, et ta ütles, et noh, kuidas on, ma lugesin talle vead ette, ta ütles, et jah, et sul on sellest ütles õigus, et nad loodavad, et äkki hakkavad need käima need Kuperjanovi pataljoni inimesed. No tore, et Eesti sõjaväest ka niimoodi hoolitsetakse. No võib-olla, kui sinna tuleb neid ameeriklasi või välist neid külalisi, et neil on nagu rahataskut täis, eks ja no jaa, et nemad on selle peal väljas, nagu ma olen aru saanud just. Tants seda teab, aga kui kvaliteedile ei rõhu, siis käib küll. No ütleme nii, et nälja ajal on varblane ka kotkas, eks ole. Aga kuhu ma tahan seda asjaga kõigega jõuda on see, et seesama üks nii-öelda omanikest kundis huvi, millega ma tegelen ja ma ütlen, näed, ma leidsin inimese, kellega on koos hea teha selline koht ja ta ütles, tema väljend oli niimoodi, mõistlik, Võrus on selline koht väga vajalik. Ma ütlesin, kas sa ise ka tuled? Aga kui mul on minust mõni natuke vanem daam, ma alati ütles, et ma ei lähe temaga stripiklubisse. Ja siis küsis, et kas siis kui nii-öelda, et kas sa saaks siis nagu soodata. Ma ütlesin, et okei, et ma tahan ka selles kohas säilitada selle, et kui tuleb ükskõik missugune klubi omanik, neid pole ju siin palju, tuleb oma daamiga, mitte suure seltskonnaga, vaid oma daamiga, siis nende käest ikkagi piletiraha reeglina sissepääsu just ei küsi, kõige ühest ikka maksab. Aga omanike ring oma abikaasaga ei pea selles uues kohas maksma, sest kui oled abikaasal tantsima, palun. Oota, aga selles Bavegas siis on mingi sissepääsutasu või ei ole? Jah, täpselt nii nagu on. Ütlen ette ära, viiekas. Ja mis on kõige tähtsam, kahjuks on 2 punkti, et sisse saada. See võib-olla selekteeribki välja, inimesed saavad natuke rahulikumalt tantsida. Punkt 1. Ja kontrollimegi dokumente sealt. See on rangelt +30. Okei,
nibin-nabin alati, et uksehoidjal oleks ka rääkimisruumi. No me ei lähe kätega kallale, kui selgub, et tegemist on +25. Noh, nagu liikluses 5 kilomeetriga saab mängida. Aga mis teine asi on? Kallid sõbrad, kes seda intervjuud kuulete, unustage nüüd ära tossud. Sa ei pea olema kallid riides. Sul ei pea olema Armani, sul võib olla ka Armani ülikond seljas, eks ole. Aga sul on puhtad riided seljas, puhtad vaba aja jalanõusid on hästi palju ilusaid. Tossudega sinna asja ei ole. Aga sandaalid võivad olla või? Kui on suvi, aga näiteks praegu on juba avamise puhul enam ei ole sandaale. Tähendab, suvi on läbi, sest et vaba aja riided väga korraliku sandaal on olemas ka suvevärkides, eks ole. Ja sinna ma ei saanud öelda selle ühe alkoholifirma esindaja, kelle me võtame siis sinna, nagu öeldakse, ainuesindajaks. Et tema tuleb vaatama seda suveversiooni ka lisaks muule. Kahju eelmises omanikud seda ei kasutanud. Akendest tuleb 2 välja pääseda. Ja ilus barjäär on see, et on ju sissepoole natuke, eks ole. See on suvel ideaalne platsi ääres suvekoht. Vot seal ei häiri kedagi möödakõndijaid, sest ta on sissepoole. Nii et on asi, mis ilmselt peaks vanemale generatsioonile meeldima. Ja kuna sellist kohta ei ole maakonnas, siis on seal hea elusmuusika, nagu ma ütlesin, ilmselt. Nii et oli 2 punkti, et veel kord ütlen. 30+, no 25+. Aga tõesti kontrollin dokumendiga ei lähe sisse. Meil ei ole neid aktineli peal ühe kokteili hängijaid vaja. Ja teine on see, et 5% sissepääs. Turvamehe tunnete juba kaugelt ära. See on endine ikkagi, nime me hakka ütlema, kellega kõik said läbi, eks ole. Ma talle natuke turvat aitan. Heli kvaliteedi eest vastutan mina, jumakustika. Kui ma olen mõne festivalidega hakkama saan, siis ühe paari helitehniku soundi korrektsuse eest ma suudan vastutada. Jah, ongi kõik. Ma ei oska midagi öelda. No aga egas midagi, et jõudu! Kõike head!